Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Selja taga on Poola parlamendivalimised, mille tulemused on Euroopa vasakpoolsetele ringkondadele mõjunud kui jäine dušš kargel talve hommikul. Konservatiivne õigus ja õiglus sai valimisvõidu 37,6%-ga. Järgnes Poolas 8 aastat valitsenud kodanike platvorm 24,1%-ga ja establishmendi vastane jõud, mida juhib endine rockmuusik Paweł Kukiz, sai kolmanda erakonnana 9% häältest. Poola vasakpoolsed polnud konservatiivide valimisvõitu kirjeldades loomulikult väljenditega kitsid. Oxfordi professor Timothy Carton Ash kirjeldab oma The Guardianis ilmunud artiklis mõningaid neist. Poola näoga putinism, kultuurirevolutsioon a la polonees, Vistula urbanisatsioon ja nii edasi. Ent võitjate triumfi jälgides on pahatihti unustatud just kaotajate pool ja selle analüüsimine. Ja siin avaneb väga huvitav pilt. Tegelikult peitub just selles pildis peamine tegur, mis vasakpoolsete hingesopis kõhedust tekitab. Ilmne on see, et paljuski endistest kommunistidest moodustuvad vasakpoolsed jõud said Poola valimistel hävitavalt lüüa. Eelmistel parlamendivalimistel said vasakpoolsed kokku ligi 20% häältest. Ent nüüd ei pälvinud nad isegi vajalikku 8%, et parlamenti pääseda. Seekordsest parlamendi koosseisust on niisiis Janusz Polikoti juhitav ühendatud vasakpartei väljas. Kui veel rohkem kui miski muu, teeb vasakpoolsete kõhualuse külmaks just üks suhteliselt uskumatu fakt. Poola vasakpoolsed on välja suremas ning noorte hääletajate enamus on koondunud konservatiivide taha. Vanusegrupis 18–29 toetas ühendatud vasakpoolseid vaid hädised 3,6%. Samal ajal kui 63,3% selle sama valijagrupi häältest läksid kas tsentristidele või parempoolsetele. Ent sellest hoolimata polnud vasakliberaalne häälekandja Eesti Päevaleht kitsi levitama Poola parlamendivõitjast suhtekorraldusbüroode peamist nippi, kuidas oponente häbimärgistada. Partei toetajaskonnale tuleb juurde pookida luuseri imidž. Ülihelikiirusel tõlgitud Alex Duval-Smithi reportaaž ühest Poola külakesest, mis tituleeritud Poola küla hääletas Jeesuse ja risti poolt EL-i piima- ja kommireeglite vastu. Artiklis räägitakse, kuidas katoliku kirik olevat valimisi suunanud ja kuidas konservatiive hääletas eelkõige lihtne maainimene, kel elus lihtsad ootused. Artikli sõnul preestrid küll ei öelnud otse, kellele parlamendivalimistel hääl anda, aga kõik teadsid, et soovitati seaduse ja õigluse parteid. Ei öelnud otse, aga soovitati. No minule tundub siin ilmnevat loogiline vastuolu, aga see pole loomulikult midagi. Nende vastuoludega oleme me vasakliberaalide ajakirjandust lugedes juba ammu harjunud. Isegi natukene liiga palju. Üks on aga ilmne. Vasakpoolse ajakirjanduse ja mõtteviisi juurde kuulub täielik pime ülbus, mida isegi ei üritata varjata. Lihtsaid töötavaid inimesi maal, kellele kultuurimarksistide vastuoludest ja absurdsustest kubisevad teooriad peale ei lähe, halvustatakse ja mõnitatakse valimatult. Ent Alex Duval-Smithi Guardianis ilmunud artikkel on ka tendentsiaalselt vale, sest ei kirjelda konservatiivide tegelikku tugevust, milleks on Poola noored valijad. Niisiis on Poola valija öelnud välja oma sõna ja Ida-Euroopa piirkonna juhtiva riigina on sellel kindlasti mõju ka meile. Kuidas edeneb Poola poliitiline elu, sellel peame loomulikult silma peal, ent üks on selge, Ida-Euroopas ja Euroopas tervikuna hakkab kaduma vasakpoolne lummus. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.